rallihooaeg aastal 2020 on läbi saanud. Kahjuks sellel aastal me ei näinud ühte väga põnevat ja kiiret autot Lada Galinat, aga meil on tema omanik Karl-Martin Volmer uuest Eestist, tere! Ja on ka väga huvitav mees siin kõrval, Kasper Koosa, tere! Tervist! No Karl-Martin, alustame ilmselt sinust. Miks sa olid see hooaeg pildist kadunud? Ütleme, eks see on niisugune üks põhjus kindlasti oli seljavigastus, mis oli meil siis 2019 aasta rallis. Mis andis veel tunda? Jah, mis andis veel nagu tunda ja eks meil see taastumine võttis siin aega ja võtime need selle taastumise kõrvalt, siis tegime nendega uue plaanid ja tegime sellise otsuse, et ehitame hoopis isendale auto. Kogume rasva? Just, kogume rasva ja teeme trenni ja saame nii-öelda sõidukilometraaži jälle alla ja neliku kogemust ja legendid paika ja siis näed sealt edasi siis vaatame, mis meile tulevik toob ja ütleme, et sihid on ikkagi sinna R5 poole. No ütleme praegu ilma minupoolse survestamata sa tõhtsid natukene nagu seda saladuse loori, et nelikveost on juttu. Just. Nii palju, kui sa praegu oled valmis sellest rääkima, tahaks natukene kuulda seda. No ütleme nii, et lähemalt räägin siis, ma arvan, kui see auto on valmis ja oleme selle auto kõrval, siis räägiks sealt nagu lähemalt. Siis me teeme kindlasti ka intervjuu. Just, et Margiks on jah Škoda Fabia ja nelikveoline. Mitte R5? Mitte R5. Oot, see on juba põnev. Et ise ehitatud proto ja eks sealt võib midagi väga huvitavat. Prototüüpversioon ikka. No, Kasper, nüüd räägime sinuga. Miks oled sina siin ja selle Galina sangas? Eks tuleb natuke plaane muutusi teha, et proovisime ühe hooaja nüüd tagapealisega ära, aga ikka tisuke esiväärti poole ja no sa oled nüüd juba sõitnud päris palju tänasel testil kilomeetreid. Kuidas on nagu mulje autost ja tunne? Väga hea, tunne on väga hea, sellest mida rohkem sõita saab, seda paremalt läheb. Auto on üli super. Et kui ma nüüd õieti aru saan, siis sinu mõte on see, et sa tahaks nagu järgmine aasta hakata selle autoga hoopis teises klassis sõita. No hetkel on selline plaan. Selline idee. Aga noh, tagaveolise pealt esiveolise peale, äkki sa natukene põhjalikumalt räägid sellest erinevusest? No selles suhtes, ega ma olen nüüd mõlemaga sõitnud, et alustasin oma esiveolisega tegelikult. No jaa, see põhi on sul kunagi all. Ja just, ja nüüd ma sõitsingi ühe hooaja peaaegu 2 hooaega sõitsin siis tagapealisega. No, autoks oli BMW. BMW, jah, just. Aga praegu ma ei oska nagu niimoodi suuri erinevusi. Eks see sõidustiil on nagu hoopis teine ja esiveolisega on ikka, ütleme nii, et tunduvalt kiirendada. Ja sa julged ka väita seda, et on nagu kurvidesse sättimine, mahtumine lihtsam ja parem. Jaa, seda kindlasti. Et andestab vast isegi rohkem vigu. Et praegu on mõte, et kui kõik klapib, siis uues klassis on uus konkurent olemas. Kõik klapid ja kindlasti, jah. Sõitjad, kaasvõitlejad, kart. Ja kui niimoodi nagu edasi läheb, siis sa üritad ikkagi täishooaja sõita. Ja üritaks täishooaja sõita. Ja kas sa, Karl-Martin, jääd siis nii-öelda nagu suunajaks, mentoriks, mehaanikuks, abimeheks ka ikkagi? Võimaluste piir. Kui Kasper minu poole pöördub selle küsimusega, et siis kindlasti, et tegelikult minu huvi ja tahtmine ka see, et minu vana auto oleks ikkagi sama kiire edasi ja kestaks. Ja oleks jätkusuutlik. Oleks jätkusuutlik, et näitaks head tulemuslik. Kui me nüüd räägime tagaveolisest Bemmist ja esiveolisest Galinast, kui palju on legend erinev kahele autole? Mille järgi sa sõitma hakkad? Eks kiirus on tagaveoliseks, oli natuke kiirus võib-olla kiirem üles, aga Ja ütleme vasak 3, parem 2, kas sa nüüd muudad neid numbreid? Ja ikka muudad. Ja ilmselt kiiremaks. Või? Pigem jah, kiiremaks. Et ütleme õppimist ja harjumist ja sellist tööd on veel teha. Seda on kõvasti, jah. Aga samas see on ka põnev. Ja ikka. Ja see on arendav. Saab näha, milline tuleb algav hooaeg, milline tuleb talv, kas üldse talverallidki toimuvad,
mida teeb see kole koroonaviirus. Loodame, et teil mõlematel läheb kõik plaanipäraselt. On uus ekipaaž uue autoga rajal. Meil jääb ainult oodata, mida toob aasta 2021 ja me loodame, et nii sinu uue Škodaga kui sinuga rallidel me saame uuesti teha intervjuud ja rääkida fännidele põnevat juttu. Selleks korraks palju edu ja suur tänu teile! Aitäh!